Üldiselt suhtesse minnes on ohver rõõmus, rõõsa ja roosa, tore noor inimene, või siis vanem inimene, kes siis armub sügavalt või manipuleeritakse suhtesse. Aga ajapikku hakkab niisugune rõõmus meel ja kergus tema seest kaduma. Ja nüüd ütleme, et see niisugune nimetatakse ka konna keetmiseks aeglasel tulel, sest et keegi ei alusta vägivallaga kohe niimoodi, et kohtume ja hakkab asi toimuma. Et see hiilib suhtesse salamisi ja vaikselt nii-öelda nagu nihutatakse neid piire kaugemale, et mida saab veel teha, mida saab veel teha. Esimesed märgid sellest, et suhtes võib olla vägivald, on see, et sinu partner ei kuula sind, ei kuula sinu eisid. Ja see hakkab ajapikku tekitama sellist tunnet, et see paarisuhe ei ole enam üldse nii õnnelik ja rõõmus koht kui varemalt, kui esialgu tundus. Ja tihtipeale nagu see partner hakkab nagu ohvrid ka teistest inimestest tegelikult eraldama, ehk siis ta püüab teda ainult kodus hoida või ei luba nagu väljapoole kodu minna, ehk siis niisugune seltskonna elu hakkab kohe ka inimese jaoks taanduma. Ja see vähendab veel enam sellist rõõmu kogemust või seal niisugust teiste inimestega koos olemisest saadavat head tunnet. Aga võib-olla väljastpoolt inimesed kohe seda ei märka, et keegi hakkab seltskonnast eemale jääma, aga kui ta seltskonda tuleb, siis tihtipeale see ohver naeratab või on nagu ikkagi väga tore ja ei näita nagu esialgu välja, et tegelikult ta on murelik või tegelikult asjad enam ei toimi nii hästi, kui ta tahaks loota ja soovida. Sellises situatsioonis elamist nimetatakse nagu niisuguseks nagu liivapaberi traumaks, et sa nagu kogu aeg hõõruksid liivapaberiga nahka, kuni see läheb hästi hellaks, et me kasutame komplekstrauma nimetust selle olukorra kirjeldamiseks, aga siia kaasneb hästi palju sümptomaatikat, kuni selleni ka välja, et inimesel, kes on siis väga tõsise vägivalla all, et temal võib välja kujuneda posttraumaatiline stressihäire. Ja sinna juurde kõik, mis see vägivald endaga kaasa toob, suitsiidikatsed ja siis lõpule viidud enesetapp ka. Üldiselt vägivaldne inimene, kuna ta võtab kogu selle võimu enda kätesse, siis partner vanemana tühistatakse või partneri sõnad, partneri viis lapsi kasvatada, naeruvääristatakse, teda mõnitatakse, alandatakse laste ees ja lapsed hakkavad sellist käitumist matkima. Vägivalda me näeme nagu mingis mõttes laste käitumises, kui nad on mingites sotsiaalsetes keskkondades, lasteaias, koolis, kui nad hakkavad teiste täiskasvanutega väga üleolevalt käituma ja nad tajuvad, et nad oleks justkui võrdsed või siis täiskasvanutest veel võrdsemad, sellepärast et neile on antud rohkem õigusi. Vägivaldne inimene lubab lastel käituda oma emaga hästi halvustavalt ja nõudlikult ja näiteks, et tee mulle süüa ja miks sa mulle süüa pole teinud ja ma tahan seda sööki. Ohtlik koht on ka see, et nagu statistiliselt või uuringutega on leitud, et poisslapsed võtavad üle siis oma isa käitumise mustri. See ei ole 100% alati nii, aga enamasti on poisid võtavad isa käitumise ja tüdrukud käituvad siis ohvrimeelselt nagu ema. Ja kui nemad suureks saavad, siis on tüdrukud lepivad väga palju mingi halva käitumisega. Nad peavad seda normiks, nad ei oska arvata, et seal peaks kuskil piir olema. See niisugune ohvrimeelsus või mitte vastu hakkamine, mis on nagu tulnud lapsepõlvekodust, see nagu kasvatab seda pinnast, et kuidagi ollakse vastuvõtlikud väga halvale käitumisele.